Täiesti kokkusaatumus, et ma olen vastu minu tahtmist sattunud postkaardi peale, mida ma kunagi ei tahtnud tegema, et siia tulla. Aga lugu on eelmisest sajandist ja lugu on esimesest Tallinna vaatamisest ja esimesest minu Eesti visiitist, turistidest ja rändajatest ja sellest, kes eksivad ja ekslevad ehk minust. Ja tegelikult mul oli vaja läbida 300 meetrit Linnateatrist ehk Lai tänavast siitpoolt Pühavaimu tänavasse. 300. Et ma tavaliselt olen väga hästi ette valmistatud, et tean, kus ma olen, kus ma pean jõudma, aga tookord kuidagi sellest nagu muinasjutulises maas Eestis ja Tallinnas ma olen täiesti ennast kaotanud. Ehk siis mul ei olnud ühtegi Tallinna plaani või kaardi, ei olnud mul isegi peas aadressi, kus ma nagu peaksin jõudma. Et kuskil 2,5 tundi otsisin seda õiget kohta ja ei leidnudki. Nutt tuli peale, ma jõudsin vaatama kõik neid Tallinna ilusad vaated kõikidest vanalinna platvormitest. Ja selle sama nagu tunne kõrval, et olen maha jäetud, ei tea kuhu minna, olen täiesti kadunud, kaotatud ja kaotsi läinud ja kõik see, mis nagu võib olla sellise kurvuse põhjus. Selle kõrval ma vaatasin kõigi neid kummalisi maju, kõigi neid nurgad, tagused majad, kõigi neid väiksed saladused, sellise pilguga, et kui imeillus ja muinasjutuline linn sellisel öisel ajal. Ja siis peale 2,5 tundi sattusin Raekoja platsi peale. See muidu oli, ma ei tea, mitmes kord, kui ma sinna olen jõudnud. Siis lõpupoole ma vaatasin selle vana Toomase poole, siis ma ütlesin, et kuule, sina ikka vaatad kõike sealt ülevalt, aita mind tee koju jõudma. Ja siis samal hetkel kuulsin kuskil kõrvalt turistide massis hääl. Hello, how are you? How was the spectacle? Ja see oli mu praegune abikaasa Marius Peterson, keda ma olen leidnud. Ja see kallis tunne jäigi mulle siiamaani ja siiamaani hea meelega olen nõus eksima siin Tallinnas ja ekslema.